külalismeeskond Poljurs Hosolnjaki. Ja vasakul and on the left Järvamaa võrkpalliklubi. Tere laupäeva õhtut, oleme E-Piima spordihallis Paides ja kohtumas on kohalik meeskond Järvamaa ja külla on tulnud kaugelt Lätist Hosolnjaki võistkond. Tänast mängu kommenteerivad Priit Värk ja minu kõrval on ka meeskonna mänedžer Veiko Tihemets. Tere õhtust ka minu poolt. Nii, kiiresti pilk tabelile. Üllatus, Järvamaa võistkond polegi sel hooajal viimasel kohal enam, et on tõustud eelviimasele kohale 12-ndaks, 11 punkti, käidi just eelmisel nädalavahetusel siis Läti reisil, kus kohtuti kahe kohaliku võistkonnaga, Daugavpilsiga ja teine võistkond oli Ekapils ja koguni 4 punkti korjati, et see oli päris suurepärane tulemus, et 2016 aasta algus on hästi alanud. Jah, et see aasta teeb rõõmu, kui eelmise aastaga võrreldes siis Läti mängud on tunduvalt paremini õnnestunud ja praegult 4 mängust 7 punkti tulnud ja nüüd 3 mängus järjest on Järvamaa võistkond punktid saanud, et praegult meeskond on noo leidnud ja enam-vähem võib öelda ka kõik on mängukõlbulikud terved, et loodame, et täna koduhallis ka see hoog jätkub. Jah, et veel lähedamalt siis tabelist rääkida, siis esikohal on jätkuvalt Pärnu võrkpalliklubi 45 punktiga, teine on Selver 39 ja siis on Läti Tehnikaülikoolist või Riia Tehnikaülikool 39 punktiga 3. kohal. Aga meid huvitab pigem ütleme siis tabeli teine pool. Meie tänane vastane Hosolnjaki asub 8. kohal ja on 22 punkti korjanud 16 mängust. Meil on 17 mänguga 11 punkti. Ja mehed tulevad praegu platsile, nagu meeskonna mänedžer Veiko siin kõrval ütles just, et enamus mehed on tipp-top korras ja täna siis alustavad Ilmar Mõttus, tõenäoliselt diagonaalmängija kohal, nagu alati, Kristjan Õuekallas, Martin Ruul, vennad Vantsid ja siis veel Priimägi ja tõenäoliselt siis Alo Lengert sekkub ka õige pea mängu. Ja pingi peal siis on Karl Lilles ja Richard Orutar. Jah, et kui Orutar tuli nüüd 2 nädalasest haiguspausilt, on nüüd see nädal saanud trenni teha, siis hetkel jah, kerged külmetused Priimäe ja Lõuekallal on, aga loodetakse midagi tõsist ja mehed on täna mänguos. Priimägi servis, planeerib Alling, Hosolnjaki esimene rünnak ja kahene plokk ees ja paistab, et kas Mõttuse või Ruuli käed, jah, Mõttus pigem. Mõttuse käed. Korduselt on just näha, et Ilmar Mõttus ja esimene punkt Järvamaale. Et kui rääkida praegult siin viimast mängudest, siis hoog on olnud just, kus edu on hakanud tulema, ongi just plokk, et üks asi on plokipunkt, teine on siis ploki kasulikkus ehk pidurdamine rünnakul, mis on olnud suht edukad viimastes mängudes. Aga Roomet Priimägi eksib siin serviga ja seis on tasa 1-1 ja Hosolnjaki poole pealt läheb servima siis number 9 Martin Janssonis. Planeerib Alling. Vantsi, Tõste, Keirolt ja Kristjan Õuekallas ei jäta siin midagi juhus oleks, 2-1. Ja vastuvõtt väga ilusti võrgu peal ja seal oli Keiro Vantsil lihtne see mäng laiali arutada. Kui rääkida Hosolnjaki meeskonnast, siis mina soovitaks eriti tähelepanelikult vaadata mees, kes hetkel ründab. Number 1. Number 1 siis on siis Medenis. Medenis, eks, et kes on nüüd tagasi kodumaal aastaid välisriikide erinevates liigades ringelnud ja kõva klassiga mängumees ja teine siis veteran, temporündaja. Kuid nüüd Medenis serv alal ilusti käes. Ja Ruulilt rünnak sees. Ja sees. Ja piiri äärde. 3-2 ja tulles järgmise nädalavahetuse juurde kiirega, siis väga pingeline Daugavpilsiga mäng, mis kahjuks kaotati 2-3. Teatavasti Daugavpils on tabelis üsna lähedal. Ja vaatame praegu selle ära. Kristjan Õuekallas servimas. Ja ta on kohutav algus siin servide poolest, et 3 servist 2 on suudetud väljaku piiridelt välja servida. Et tahtsin selle Daugavpilsi mängu juures seda öelda, et oli erakordselt pingeline mäng, 5 game'i ja kõik game'id läksid väga pika mänguga.
nii, Alol ilusti serv käes. Nüüd natuke tõstega klapp ja Ilmar Mõttus ründab, aga kahene plokk ees ja ei olnud löök tugev ega ka täpne, et kordusest näha, et siis... Ei olnud ka julgestust seal, kus ta võiks olla. Esimest korda täna Sosonjeki punktiga ette läinud, 4-3. Nii, ja servimas siis Simoška. Alengert tõste, Ilmar Mõttus saab uuesti proovida, ühene plokk ees, aga suutki tuleb punkt meile 4-4. Jah, et kui veel viimast korda ehk põigad tagasi eelmist nädalavahetuse, siis jah, käisin ka ise meeskonnaga kaasas ja ääretult positiivne oli Läti publik, et mõlemad mängud toimus täis publiku ees, et ei olnud küll kõige suuremad, olid niisugused 300-200, aga täis ja lärm oli päris kõva, et see oli päris tipp-topp nagu üllatus lätlaste poole pealt. Jah, et siin game'ide juurde tulles, siis game'id jagunesid sedasi, et Järva võitis esimene 31-29, teine kaotati 24-26, siis võideti 30-28, siis kaotati 25-23 ja siis viimane, oli juba selgelt Daugavpilsi poolele. Aga oli tõesti, erakordselt pingeline mäng ja loodame, et ka tänasest tuleb midagi analoogset, et hetkel on 5-5, et Osonjeki poolt ka servi eksimus just. Jah, ja kui minna päev varem, siis ennem Daugavpilsi Ekapil, siis seal meeskond võitis 3-0, kuid ka game'id olid 25-23, 25-22 ja 25-23, et kaks väga pinget mängu. Kuid nüüd ilus ühene plokk Ilmar Mõttuselt ja 6-5 Järvamaa ees. Jah, et Amanda Sabolins läks siin kõvasti lööma, aga ühes plokis Ilmar Mõttus ja 6-5 juhtimas. Sidemängija mängis ilusti, et võttis nii Priime kui Virko Vantsi keskel tempoga üles, aga Mõttus üksinda oli ülesannete kõrgusel. Kero Vantsi käes, tõste, saab uuesti rünnata. Ja jälle oli plokk ees, kui pall mängus. Ja lendab auti ja 7-5, et praegu on mängu alguses on igatahes plokk väga hästi töötanud, et Armand Sabolins siin... See on viimastes mängudes olnud jah märksõna, nagu ma ennem ütlesingi, et see ploki kasulikkus ja teine asi, mis Villi Vantsi väga rõhutas selle mängu, mis oli siin, ütleme, viimases kodumängutus suureks probleemiks oli just oma vigade arv servijoone tagant, et kui need asjad kontrolli all saada, siis on mängus sees, nagu näitab, kuid nüüd Abolinsil nüüd kolmas kord õnnestub ja kaheses ploki kõrvalt lööb ära palli, et 6-7. Et sidemängija usaldab oma nurgameest, et 2 korda oli ploki kädas, aga see ei murnud, 3. kord veel ja mees sai palli maha. Nüüd ise servijoone taga. Alengert, Kero Vantsi tõstab, Ilmar Mõttus, kahene plokk ees, aga Järvan saab uue rünnaku. Tõste Priimäele, saame 3. korda rünnatud, Keiro tõstab, Virko Vantsi ja... Plokk võrgus. Aga meie õnneks oli plokk võrgus. Number 1, Meedenis. Kuigi tegelikkuses siis vastasel juhul oleks tulnud punkt hoopis Osonjekile, aga nüüd lähme esimese tehnilise timeoutile seisul 8-6 Järvamaa juhtimas. Unibetis saad aastas vaadata enam kui 30 000 mängu otseülekannet, seda isegi mobiilis ja tahvelarvutis. Lisaks anname uutele mängijatele kuni 100 eurot boonust ja tasuta keerutusi. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kredit24 toetab Eesti võrkpalli. Nii, ja kaunid Femme tantsutüdrukud just lõpetasid esinemise, mehed on tagasi platsil ja Virko Vantsi läheb servima. Edu seisul 8-6. Ja läheb tugevalt hüppelt servi lööma. Meedenisel hästi käes. Keskelt tempo nii, kaitses hästi praegu. Kaitsetöö Virko Vantsi poolt ja Ilmar Mõttus nüüd anitab üle, saavad üle oma võimalus. Meedenis ja... Üle ploki auti. Ja ei, Meedenis ei hakka siin ka kuidagi protesteerima, et oleks olnud ploki katus, ei. 9-6, Järvamaa juhtimus 3 punktiga, täna nii suurt eduseisu pole veel olnud. Loetab päris ilusti vastas sidemängija tegevust, et on igal löögil mees ees olnud, et on see tempo, on see nurgas. Nii, taas Virkot serv käes, aga vastuvõtt ideaalne ja nüüd
kogenud vanameister. Vilmanis ei jäta midagi siin. Jah, et kui ennem rääkisime mängu alguses, kellel tahab silma peal hoida, siis teine mees kindlasti Vilmanis on oma suurte kogemustega. Ja siis number 1 Medenis. Need on, ma arvan, 2 meest, kes on vastaste poolt kõige ohtlikumad. Ja Raamet Priimägi esimesest tempost. 10-7. Vastuvõtt läks küll Keirole väga võrgu peale, aga suutsid ära lahendada selle. Roomet nüüd ringiga juba uuesti servijoone taga. Planeeripalling, palju korralikult käes. Oli küll plokk Kristjan Õuekallas, aga Augustans aga ei olnud piisavalt korrektne. Katis Augustans lõi siin punkti siis Osalnikile 80. No seni on kõik hästi ja me mitte ainult ei püsi mängus, vaid oleme +2 punktiga ees. Ilusti Alo Lengertil käes. Kristjan Õuekallas, oi, Janssons tegi kaitses head tööd Osalniki poole pealt ja nüüd on meie võimalus rünnata. Tõsta, Vaatame kordus, siit tundus külje pealt, et nagu oleks võrk tühjaks tõstetud, tempo läks nurk ära ja nii oligi põhimõtteliselt tühja võrgu pealt sai rünnata. Super. Hästi mängitud. Ilmar Mõtus. Mõtus kaits, kuid nüüd vikseeris alumine kohtunik Jaanis Rohtjärv Järvamaa poole pealt võrgusoleku. Puute ja 9-11, et endiselt see 2-3 punkti vahet püsib, aga oli praegu jälle hea hetk, kus vastane rünnakul raskuses oleks endale saanud, kuid nüüd Õuekallas, serv käes. Virko lükkab esimest, kuid ebaõnnestunud. Ja nüüd ilusti plokk ees jälle. Super, ja kas oli need Ruuli käed seekord? Vaatame kordust, ei saanud siit aru, et kiidame siis mõlemid. Ruul või Õuekallas, aga igatahes tuua töötas praegu. 3 punkti edu Järvamaa meeskonnale. Ja Osalniki peatreener võtab siis esimest korda täna mängus aja maha. No, meil on põhjust olla murelik. Nii, aga kiire pilk ka suurde jalgpallimaailma. Käimas on 66 minut ja... Loodetavasti me täna räägime Inglise liigast, mitte Itaaliast. Ja esialgu Inglise liigast. Et Manchester City ja Leicester City on mängimas tõeline üllatusmeeskond aastal 2015-16. Leicester City on juhtimas 3-0. Suudate uskuda 3-0. No ootaks midagi sellist analoogset esitlust ka Järvamaa võistkonnal. Jah, et tooks tänase mängu 3-0 sealt üle. Et nükada täitsa sobib võrkpalli skoor. Jah, ma ei küll pidasin silmas, et võiksin tabeliseisu ka parandada, et siin eelviimased kohad tõusta nüüd natukene kõrgemale. Oli ju hooaja algust seatud eesmärgiks 8. koht. Nii, aga lühikesed timeoutid tagasi, Kristjan Õuekallas. Serv suhteliselt hästi käes ja nii Mõtus väga hästi kaitses. Alt tundus, siit oli sidemängija üle, aga kohtunik ei lugenud seda ära. Ei, läks vist alt ka võrku Keira Vantsi. Loeti soe pall, aga oli võitlust. Tundus siin praegu alumisel kohtunikul ei fikseerimata, et kontrarünnakul tundus siit kommentaatori pukist vaadates, et vastas sidemängija oli terve jalag üle alumise keskjoone, aga Simoska. Õuekallas servi vastu võtab natuke raskust. Mõtus. Ei olnud vist plokipunkt, vaid ikka täitsa võrku löödi seda korda. Ja vahe on kahanenud minimaalseks 1-punktiliseks ja Andis Simoska jätkab servimist. Meeskonna temporündaja. Virko Vantsi ründab ja pikki piiri. Ilus punkt, 13-11. Plokk jättis piiri vabaks ja Virko ei jätnud seda kasutamata. Kõva löög 4 meetri peale ja järjekordne punkt Järvamaale. Martin Ruul. Tuleb planeeriv palling. Eksib kahjuks võrku. On neid eksimusi täna tõesti palju, et mälu järgi ütleks, et oli juba 3. servi eksimus ja nii ta on. Ja tulnud on need planeeriva serviga, et täna meie, kes tavaliselt murelaps on serviga kõvad servi lööb Virko Vantsi, täna on siiamaani tui ilma eksimused ja pigem on eksimused tulnud Katis Augustinis. Nii, suudame palli nüüd küll üle toimetada, aga ilma rünnakuta. Lätlaste võimalus tuleb sealt 5 pealt. Ja lööb plokist auti. Medenis. Ja Osalniki on esimeses game'is 13-13 viigistanud mänguseisu. Ja hetkel oleme ise
olda hädas oma serviga ja teiselt poolt vastase vastuvõtuga, et palju on käes olnud, on asjad toiminud, praegult ongi jah, aga õnneks nüüd vastane eksib. Jah, et Katis Augustan seksib siis ja tänu temale saame meie 1 punkti 14-13. Ja tegemist on siis Osolnieki diagonaalründajaga. Eero Vantsi. Neeri Palling. Ilusti käes. Ja taas. Ja ei mingit võimalust, et Vilmanis siit tuleb. Konsupriit ees ei ole praegult mängijate sünniaastad, et eksin siin, aga arvan mängija vanuses seal kuskil 30-ndate täiesti lõpus, aga ikkagi endiselt hea vaadata, et mehe löögi kõrgust ja just need kogemused on suureks eeskujuks. Irka Vantsi anitab. Liberalt suurepärane töö. Kaitsetöö suudavad üle tuua palli ja Meedenis lööb lausa punktiks selle raske palli, et suurepärane Priime kätest. Teinud Osolniki libero. Number 4. Ja väga tugev serv taaskord. Kuid nüüd Virko Vantsi realiseerib Kristjan Õuekallase tõsta ja Augustans on täiesti võimetu siin ja seis 15-15, aga väga pingeliseks kujuneb esimese geimi viimane vastast kolmandik. Liberot vaadata väga mehisest võitleb ja tundub, et ainult Rohi tema vastu on kõvasti lüüa, et Kõksu Taned on siiamaani mees kõik üles toonud. Uugis Pukitis on siin olnud väga kiirete jalgadega. Need on raskustes vastuvõtuga aga ei suuda me punktis lüüa praegu, aga meie võimalus rünnata. Õuekallas, kahene plokk ees. Suurepärane kaitsetöö Osolniki poolt ka meie. Ja Meedenis. Ei, kohtunik näitab ikka puuduti plokki latv ära ja esimeses geimis läheme teisele tehnilise timeoutile ja kommertsteateid. Uus Škoda Fabia röövib kogu tähelepanu. Hind alates 9990 eurost. Škoda. Simply clever. Ja oleme tagasi E-Piima spordihallis Paides. Mängimas on Järvan võrkpalliklubi koos vastaseks Osolnieki ja tänast mängu kommenteerimas Priit Värk koos Veiko Tihemetsaga. Ja kaunid Vemme tantsutüdrukud just lõpetasid. Mehed on tagasi platsil. Kiiresti vaatame ka statistikat, siis meie meeskonnas on edukamad olnud Õuekallas Vantsi 3 punktiga ja vastastel siis Vilmanis ja Meedenis 4 punktiga mõlemad. Nüüd Alo Legertit hästi käes ja Roomet Priimägi. Ja Priimägi ei jäta midagi saatsu oleks. Seis on taas tasa 16-16. Ja Roomet Priimägi servijoone taha. Tulemas planeeriv serv ja vaatame, keda ta siis otsima hakkab. Vastaste liberol otse. Oli raskustes, kui Õuekallas oli valvel. Ja nüüd ise rünnakul. Punkt 17-16. Nii, ja nüüd suutsin lõpuks siit keeruliselt volli.ee lehelt leida üles ka mõned vanused, et Vilmanis tõesti 37 aastat on mehel turjal. No nii, pensioniga pole enam kaugel. Aga ega meilgi siin Roomet Priimägi minu mälu järgi 36 vanus. Ja, ka siin, et täna ja mõlemad temporündijad, et täna kahe, nagu Aavo keele armastab öelda, mammuti võitlus. Kuid nüüd taas suurepärane plokk Kristjan Õuekallas Marken Ruum. Super, 18-16, et 3 punkti järjest nopitud siin, sest mindi tehniline timeoutil 15-16. Siin oli ennem servi minekut Kristjan Õuekallas läks Roometi juurde ja lepiti kokku, et kui ennem Roomet servis Medenise peale, siis nüüd tehakse kadet vastaste liberole ja servid on suunatud nüüd otsa sinna, et nüüd 2 korda on see edukas olnud. Ja, nüüd Roomet muutis, pani Medenisele. Nii, Medenis ründab. Võimsalt mees. Pole paha vana mehe kohta. Vaadates see
Meedenis, ma arvan, et seal kuskil 30... 31 kõigest, vaat kus noor mees. Sama sinu vanune. Jah, tema on kõik, pikk tulevik on veel ees, karjäär alguses. Alo Lengertil serve hästi käes. 6 aastat veel pikka mänguaega. Ja mõõtus Meedenis ja vastaste number 7. Ja Simoška. Nii, ja Karl Lillest tuleb platsile. Tõenäoliselt servima siis hetkeks. Ilmar Mõttus asemel servima. Oleme see hooaeg sellist taktikalist vahetust korduvalt näinud. Karl on reeglina siis olnud planeeriva pallinguga. Ja, planeerivaga ja vaatame siis, keda otsima läheb, mis sõnad kaasa pingilt on antud. Noh, seni siin Pukitis ja Meedenis on olnud, keda otsitakse. Väga hea serv. Pukitise peale. Tõuste. Ja blokk ees. Hästi. Meedenis, oi. On saadud 20-17, juhime 3 punktiga. Ja üks kurja juur on kinni saadud. Jaa, tundis vastastega peatreener siin saab aru, et Järvan võistkond on praegu tõelises sõiduvees ja võttis lühikese timeout'i. Treeneriks siis pole keegi muu kui Kuntis Atars. Ja siin kiidame ka Karl Lillest, noor poiss, kes tegi väga korraliku servi, ei tulnud lihtsalt üle lööma mängu palli panema, et jumala eest nüüd ei eksi ja riielda ei saa, et pani väga hea servi ja punkti alus. Rääkides siis natuke veel eelseisvast nädalavahetusest, siis täna kohtume Osolnikiga, homme Jelgavaga ja täna Jelgava meeskond siis mängib Selveriga ja huvitavas kohas nagu Kuressaare, et pärast tänast mängu Jelga hakkab Kuressaares Paide poole sõitma ja Osolniki omakorda Paides siis Kuressaare kohta, et need Läti meeskonnad saavad Eesti läbi ja põiki läbi sõidetud. Nii, ma saan aru, et eks eesmärk siis ole tutvustada võrkpalli kõrgemat taset ka kaugel saare peal. Nii, aga läheme tagasi mängu juurde. Karl Lilles. Serv nüüd oli ilusti käes. Out või sees, näitas sees kohtunik. Ikkagi suutis number 7 siis Šimoška jälle palli sisse toimetada ja 18-20. Ja toimub siis tagasi vahetus. Karl Lilles selleks korraks on oma töö teinud ja Ilmar Mõttus tagasi väljakule. Tähtis oleks nüüd saada kohe see punkt kätte. Virko oli ilusti serv käes. Õue Kallas ühene blokk, aga Pukitis jälle näitab on suurepärast kaitsetööd. Aga sellest on vähe kasu, kui Abolins üritab siin rünnata. Kahene blokk on ees ja 21-18. No oleme väga lähedal esimese game'i võidule. Nii, Kristjan Õue Kallas, vanameister. Ma arvan, et läheb sama asja peale, mis ennem sõber Roometile ütles, et pange müür ette ja võtame libero sihikule. Nii, Pukitise peale tõesti. Vastuvõtt oli ka korralik. Aga ebakõla siin loodame, et suudame. Ja Ilmar Mõttus. Kahene blokk. Taas trossi. Et Ilmar esitluses oleme seda täna näinud, oleme seda varasematel mängudel näinud, et suudab kohati teha väga ilusat, kuid samas ka praegu üllatada sellise jamaga. Kuid ei, me oleme mängus juhtpositsioonil, aga ja vaatame, mis toimub edasi. Õue Kallas raskustes. Toimetame palli üle. Meedenis, Tõuste ja Vilmanis siin toob punkti, et ja 2 punkti Jansons järjest. Vilmanis suurepärane koostöö. 20-21. -3 pealt on tulnud Osolniki -1 peale ja ka Villi Vantsi muutub murelikuks, võtab timeout'i. Õigel hetkel jah, meeskonnal oli 3-punktine edu, on sulanud 1 peale ja praegult oleme olnud hädas viimane kord vastuvõtuga, et eks siin selle timeout'i eesmärk on siis kokku leppida, mida me selle rünnakul teeme ja natuke pidurdada siis Osolniki mängumehe siis servikindlust, et kindlasti on tal natuke raskem tulla puhkepausilt, kui järjest servida. Vaatame siis veel tänast mängude päeva, et lisaks siis Järva võrkpalliklubi Osolnikile mängivad Kuldiga TTÜ, Selver, Jelgava, Jekapils Iluši, Taugapils, Flamingo Volli, Tartu Bigbank ja siis veel RTU Robert Schatze mängib Pärnu võrkpalliklubiga. Kõik klubid mängivad oma vahel. Et 2 väga huvitavat mängu, mis mina nagu tasuks silma peal hoida, on just Pärnu RTU tabeli liidrid ja kuid nüüd suurepärane kaitsetöö. Out. Ei. Mehed küll protesteerivad, et oli kordusest näha, kuid kahjuks kohtunik näitas selle otsuse ära. Nii, siis kohtunik siis palub Kristjan Õue Kallase enda juurde.
Jah, natuke rahustab, eks ju, mängijad maha, kuid ilmselgelt siit oli näha ja kordusest, et kahjuks kohtunik nii tähtsal hetkel game'i lõpus eksis ja natuke siis Kristjanil see pahameelt valmistus, kuid nii, Šimoška. Seda otsust ei muuda. Seis on 21-21. Mängumehete punktid on tulemas siin. Alol serv ilusti käes. Virko Vantsi. Ja Virko blokist. Super, 22-21. Loodame, et mehed said siit sportlikku viha ja panevad nüüd hea servi ja bloki najal nüüd vastastele uuesti võtavad selle kaotusele punkti tagasi. Läheks olukord vähe kindlamaks. Virko on täna olnud rünnakul kõige kõrgema eduprotsendiga, 60% on löönud maha rünnakut. Ja Vilmanis 22-22. Nii, Virko Vantsi ja Keero Vantsi läheb kohtunikud. Et jah, Virko arvates oli sidemängijal pall teisel pool võrku ja tema pani blokki, kuid kohtunik nägi teistpidi. Virko poolt tõste segamist. 22-22. Ei õnnestunud seda väikest edu seis hoida ja mängu game'i lõpp on ja taas väga põnevaks kuvitud. Augustans eksib tugeva serviga mees. Väga olulisel hetkel, aga lätlane eksib. Nii, ega Osolnieki on selline meeskond, kus on ainult Läti mängijad, nii et mitte ühtegi võõrmängijad pole sisse ostetud. Tegelen nüüd natuke ennustusega, et kui serv on ilusti käes, arvame tuleb temporünnak, kuid ei. Sees ja tuli väga tähtis punkt siin mängijad Osolnieki poole pealt ei üksteisele otsa vaatama, et kes seda võtma peaks ja õnneks kukkus pall maha ja väljaku piiridesse ehk siis 24 punkt Järvamaale. Nii, ja esimene gamepall tulemas, Keero Vantsi servimas. No nii. Pingad on laes, Järvamaa võrkpalliklubi on mänginud hästi siin esimest game'i. Serv ideaalselt käes ja temporünnak. Ja Vilmanis aga oli ikkagi sees, et tundus, kohe saame kordusest näha, kas oli ka õigus. Viimasesse meetrisse pall kukub. Kahjuks siin kaamera silmale jäänud, aga punkt Osolnikile ikkagi ja siis 23-24. Servimas Abolins. Ei tuleb, tugev hüppeserv. Alol ilusti ei olnud käes. Kui nüüd ja tuli viimane milline punkt. Vantsi ja Vilmanis hüppavad siin võrgu peale ja Virko Vantsi surub selle palli maha ja 25-23. Oskavad poisid on palju raskeks teha, aga õnneks tuli 25-23 ja lähme siit siis reklaamipausile. Kohtumiseni. Ma olen alati öelnud, et sa oled see, mida sa sööd. Huvitav, miks need minu salatid küll alati nii ilusad, värskusest pakatavad ja maitsvad on? Olivia, puhtalt kodumaine rapsiõli. Kas sa pannud kohe 2 korda päevas või? Ei, ma panen ikka mitu korda päevas. Premium 7. Tangid meil, toetad Eesti võrkpalli. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. Eesti võrkpalli toetab zone.ee. Sporta teadlikule tegijale. Uus Škoda Superb ei ole facelift. See on uuesti sünd. Uus Škoda Superb kasvas kõiges, välja arvatud hinnas. Uus Škoda Superb on kohal hinnaga alates 17 990 €. Škoda. Simply clever. Nüüd on pannipitsa aeg. Telli pitsa kodulehelt www.pizzakiosk.ee.
tere tulemast tagasi Kesk-Eestisse, lumisesse Kesk-Eestisse Eevimaa spordihalli. Mängimas on Järvamaa ja Osolnieki, esimese geimi võitis Järvamaa 1-0 ja tänast mängu on kommenteerimas Veiko Tihemets ja Priit Värk. Kiire vaadega siis statistikale, mis on vooli.ee kodult kättesaadav. Meie meeskonna kõige resultiivsem on olnud Virko Vantsi 5 punktiga, Õue Kallas ja Ruul jätkavad 4 punktiga ja lätlaste poole pealt Vilmanis koguni 7 punkti ja Medenis 5 punkti. Vaadates nüüd statistikat lähemalt, siis vastuvõtuprotsent on meil olnud 65% ja 30% nendest on siis lõppenud edukalt, punktiga. Lätlastel on 61%, ka võrdlemisi võrreldav. Servi vigu on meil 3, lätlastel 3. Võrdlemisi võrdne mäng on olnud, seda näitavad ka statistika, kus me oleme nagu märksa edukamad, on plokipunktid, oleme kogunud 6 plokipunkti lätlaste 1 vastu ja see on olnud suur alus kogu esimese geimi võidule. Nii, aga mehed on tulnud tagasi platsile. Osolnieki poole pealt Pukitis annab plakse meestele. Meie mehed on taga platsil ja servimist alustab siis Martins Janssons. Rootslane? No, ehk ikka pass näitab, et lätten, aga kes teab. Mõtus, kahene plokk ees, lööb täiega plokki ja punkt Osolniekile. Siin oli jah sein mis sein. Oleks olnud vaja natuke targemat lahendust, tõsta oli juba nii ploki all ja 2 koljatit ees, aga Janssons, paneeri palling, Virko Vantsi, Kero Vantsi tõstab. Õue Kallas, nii ja taas Pukitis, kuid seekord ei suutnud ära päästa, aga peab tõesti tunnustama seda vastaste libero Pukitist, et iga hetk hüppab kõhuli ja kiired jalad on mehel, kiire hüppe. Mees on jah, kogu aeg on pildis oma agressiivsusega ja igale poole ta reeglina alla jõuab, vastuvõtt. Ja Simoska ei jäta mingit võimalust 2-1. Jah, esimeses geimist tõi ka meelde, et vastaste temporünnak toimis päris hästi, kui sa ütlesid, et Vilmanis oli kõige suurem punktitooja, siis palju teisel temporündajal punkti on. Kuid õnneks Medenis nüüd vahepeal eksis. 5 punkti, et jah, et põhimõtteliselt siis 2 edukamat mängijat vastastel Osolniekil on tempomängijad, et ei näe ka just väga tihti niisugust pilti. Ei, natuke eksis statistikaga, et päris 5 punkti ei ole toonud, et aga nüüd lisas, nüüd on ikka kokku 5. Nii, Simoska 4 punkti peal nüüd kokku. Jäi see servijoone taga. Ja jõudis ette liini siis vanamister Vilmanis. Virko natuke raskustes. Nii Osolnieki võimalus rünnata. Augustans, aga ei suutnud seda palli enam üles tuua ja Osolnieki juhtimas 4-2. Jah, teise geimi alguses oleme siin raskustes servi vastuvõtuga. Sealt see väikene vahe on sisse tulnud hetkel. Simoska jätkab servimist. Nii, Alo Lenget raskustes vastuvõtuga. Keiro päästis. Nii, meie võimalus rünnata. Keiro tõste. Ruul anitab, aga sellest ei piisa. Abolints ründab. Kuid blokist auti. Blokk ees, aga blokist auti ja Osolniekile järjekordne punkt 5-2. Võitlust on kõvasti platsil, aga hetkel jah on need kõik väiksed murdekohad kukkunud Osolnieki poole peale. Ja Simoska juba vist 4. serv, 3. serv ütti. Ja nüüd aga nüüd Virko Vantsi toob punkti ära ja 3-5. Nii ja kiire vaadega suurde jalgpallimaailma. Leicester City, Manchester City 89 minut käimas ja Leicester juhib 3-1 endiselt. No ma arvan, et siin on palju pöidlaidjad Leicester Cityl, kaasa arvatud mina. Medenis nüüd ei olnud kõige paremini käes. Augustans ründab võrku ja punkt Järvamaa 4-5, vahe minimaalne. Hästi jah, et tahame täna Osolniekit võita, siis kindlasti märksõna on saada nad serviga võrgust võimalikult kaugele, et vastuvõtt oleks
vähemalt paar meetrikki seda mängib ja vastuma läheb. Ja tõelises fair player vaimus siin annab punkti vastastele. Küll ei tea, mis põhjustel selleks oli. Augustans. 6 punkt Osolnikile, 6-4 teises game'is. Tulemas tugev hüppelt serv. Ja suudame palli küll üle toimetada, tõesti oli hea serv. Out pikalt. Ja eksib Abolins, Amants Abolins, vastaste diagonaalmängija siin. On olnud ebakindel terve mängu, et siin paar ilusaid punkte löönud, kuid samas ka eksinud kõvasti. Ja tuleb meelde kohe ka esimese game'i algus, kus 2 esimest rünnakut pidurdas Järvamaa plokk ta kinni. Ja, et diagonaalmängija kohta kõigest 2 punkti kogunud. Nii, nüüd mees ise servijoone taga. Loodetavasti jätkub ka ebakindlus seal. Ja Osolniki juhtimas 2 punktiga 7-5. Ja taas tugev hüppelt serv. Ja läheb pikaks. Eksib. No peab ütlema, mõlemast meeskonnast on neid servi vigu palju, et kui me oleme 4-ga piirdunud, siis lätlastel on juba 5. Ja viskas ka Osolniki peatreener pärast seda eksimust pilgu vahetusmeeste kasti. Et ei ole veel rahul täiesti. Kiitis tõste. Vilmanis ründas, 2 plokk ees, saavad uue võimaluse rünnatud taas. Vilmanis. Kuid nüüd auti. Ja 8-6 lähme teises game'is esimesele tehnilise timeoutile ja häid kommertsteate ikkagi. Sparta teadlikule tegijale. Nüüd on pannipitsa aeg. Telli pitsa kodulehelt www.pizzakiosk.ee. Paljud restoranikundjad küsivad, mis on Eesti köögisaladus? No mis saladus seal ikka on, kui toorained õiged ja eestimaised? Olivia, puhtalt kodumaine rapsiõli. Nii, suurepäraselt Pemme tantsutürkud on lõpetanud, mehed tulevad tagasi platsile. Teine game seis on 8-6 Osolniki juhtimas ja servima läheb 37-aastane Vilmanis. Planeeri balling, Halo Lengert, kelle revanssi tõstab. Ja Roomet Priimägi saab ka siin punkti kirja. Täna siis Priimäel juba 5 punkt, et väga resultatiivne. Seal hulgas on 2 plokipunkti ka. Ja teda edastab Martin Ruug, kellel on 3 plokipunkti. Ja, tempomängid on täna plokis olnud tasemel. Nii, liberal vastastel pall ilusti käes, Medenis ja plokist auti taas. 9-7 Osolniki juhtimas. Jah, pärast väikest algedu nüüd on mäng kulgenud siin punktis edasi. Oleks aeg hakata vaikselt nüüd järgi võtma ja ise paari punktiga äkki ette minema. Õue Kallas. Ja plokist auti. Esimene punkt selleks on tehtud. Oleks servijoone taga vaja. 1 punkt võtta ja oleksimegi viigis. Mõtus. Tõste. Ja küll oli plokk ees, aga plokist auti ja punkt Osolnikile 10-8. Vaatan, et meeskond on siin võrreldes hooaja algusega on kõik läinud planeeriva pallingu peale, kas on peatreeneri poolne niisugune soovitusi ära võistkonnale? See on pigem ikka meeste enda. Nüüd Ilmar mõtus tühja võrgu pealt. Ja ei eksi, 9-10. Väga ilusti mängitud rünnak. No Ilmaril oli seda vaja, et täna ka kõigest 4 punkti ja rünnakuprotsent on olnud seni 25. Jah, eks iga õnnestumine meestel enesekindlust lisab ja väga vajalik see oli. Kristjan Õuekallas servijoone taga. Medenis raskustes ja Ruul. 10-10. Esimest korda oleme saanud ka viigise game kätte. Servima läheb vanameister Kristjan Õuekallas. Nii, vaatame, kelle sihikul oli teist kord, kas just äsja eksin Medenis või
on G6 klient, ei ikka Meedanisele, kuid mees teist korda ei eksi. Ja Abonis ründab, aga ühene plokk ees ja suurepärane 11-10 juhtimas. Abolins on tõeline ebaõnne sõdur, peab ütlema küll. Palju tal see rünnaku protsent on hetkel? Hetkel on 33,3%, eks see statistika kohe koheneb peale hetkel saadud. Rünnakut on ju saanud ikkagi, ma arvan, isegi just kõige enam meeskonnas. Ei ole. Meedanis on saanud 10 ja Augustans ka 10, et tegelikult Abolinsi peale ei ole väga mängitud. Kõigis 6 rünnakut. Lihtsalt jään meelde sellega siis pigem, et kõik, mis ette võtab siiamaani õnneks on ebaõnnestunud. Kuid nüüd osalniki poolt time out, seisul 10-11. Nõu peetud ja mehed tagasi väljakul sammumas. Ja Kristjan Õuekallas jätkab siis serviseeriat. Ja vanus 35, aga mängib nagu oma esimeses nooruses. Suurepärases vormi tõusmas. Ja just hooaja teisel poolel väga häid etteasteid tegemas. Ja Obanins mõttusel kaitses, kuid nüüd pall üle ja vastaste Simoška. Temporündaja saab selle lihtsalt ära lahendada, ei jõua mehed uuesti paika. Ja Simoška on olnud väga aktiivne 7 punktiga. 11-11. Jah, mis on tempomängija kohta väga suur number siin pooleteist game'i jooksul juba. Simoška servimas. Õuekallas. Keiro Vantsi ja küll jõudis reageerida blokke, aga mitte piisavalt hästi ja punkti ära on võistkonnal 12-11. No oli Keiro leiva number. Martin Ruul, servi joone taga. Ja Ruuli Arsenalis on mõlemad ka tugev löök ja planeeriv, aga reeglina planeerivad pallingut ja täna on tegelikult 2 korda eksinud planeeriva pallinguga, aga enam mitte. Meedanisel väga hästi serv käes. Augustans ründab, 2 plokk ees, saavad uue võimaluse osaniki, taas Augustans. Ja Roomet Priimägi. Ja Priimäele plokipunkt. Ju jõudis tema kõrvu, ennem ütles, et Ruula edestab talle 1 plokiga, et mees siin meeskonnakaaslased võitlus alla ei taha jääda ja viigistas. Kokku 9 plokipunkti ära on võistkonnale. Pooleteist game'i kohta on see päris hästi. Ruul jätkab, Meedanisel taas väga hästi käes, esimene tempo ja Priimägi taas, näpud vahel ja soe pall. Super Roomet. Vilmanis siin läks esimest tempot lööma, kuid Priimägi hästi luges vanameistrit ja punkt Järvamaale 14-11, et on teinud korraliku spurdi. On looks, et esimesele game'ile taas oleme siin just game'i keskel suutnud teha sellise spurdi ja osalniki on jäänud magama. Ja vaatame, mis nüüd muutus siis tuleb. Osalniki peatreener otsustas siis tänase niinimetatud patuaina välja vahetada ja uue mängumehe sisse tuua. Loeti sooja pall Kristjan Õuekaldale. Jah, et paistab, et vennad vahetasid 11, et number 5 Armand Abolins läks välja ja platsile tuli number 6 Aivis Abolins, nii et Abolins endiselt 14-12 osalniki poole pealt Augustans. Oli must päev, ei suuda temagi muutust tuua. Õuekaldal, ilusti serv käes. Kerovantsi. Ja punkt meile. Ei näitab ikka kohtunik, et on audis. Ja saame vaadata. Seda on ikka 2 vahel otsus oli, kohtunik lähemal. Siin vaadates korduset oli sees, aga kordusest on alati mugav vaadata. Augustans. Nii vahe minimaalne. Tugev serv. Alo Lengert saab korralikult kätte. Keiro ja taas toob punkti ära ja näha on ka lätlaste peatreeneri liigutusi siin, et ei ole rahul meeskonna tempomängijatega just siin ploki esitluses, et taas magati maha Keiro Vantsi 15-13. Ja Keiro ise servi joone taga. Valeri Palling. Ja nüüd uus poiss, kuid jääb mõttuse vastu hätta. Ei saa teda ka süüdistada, ta läks väga-väga peale ja oli ääretult ebamugav seal midagi teha, kuid õnneks Ilmar korrektselt ploki kohal 16-13. Teises game'is teine tehniline timeout ja siirdume reklaamipausile. Nüüd on pannipitsa aeg. Telli pitsa kodulehelt www.pizzakiosk.ee. Sparta teadlikule tegijale.
Naabriproua käis uurimas, kuidas mina oma hoidiseid teen, et mul tuleb alati hästi välja. Mis nõu mina tal ikka anda oskan? Alati ühtmoodi tehtud. Olivia, puhtalt kodumaine rapsiõli. Nii, oleme tagasi E-Piima spordihallis. Käimas teine game. Esimese game'i võttis Järvamaa võistkond Osolniki vastu 25-23, teises game'is on juhtimus 16-13. Mehed on tagasi platsil. Keiro Avantsi kohe servimas. Abolins tõuste. Ja blokk ees. Augustans ründab, aga ebaõnnestunult. 17-13. Ei ole midagi öelda, et nii Augustans, eks ju, kes siin nurgamängija nagu ka Abolins siin diagonaalründajana, siis ei ole tulnud neil hästi mäng välja. Augustans kõigist 4 punkti peal. Nii, serv käes ja tempo. Eksis Roomet ja Ilmar, ole nüüd mees. On mees! Blokkees, aga suudab blokist auti suruda välja palli ja 18-13. No ei olnud lihtne pall, mida lüüa. Treener siis usaldab, äkki mees mõtles vahepeal korrigeerib. Ma pakun, et vennad Abolinsid teevad vahetusse, kuigi vaadates siis siin juuste värvi, siis ei ole väga sarnased. Ühine isa. Erinevad emad. Kõik on võimalik, jätame selle teema. Sa oled vist taustatööd kõvasti teinud, et see on väga hea. Ei vahepeal, mul oli hea meel, ma käisin väljas ja ukse peal nägin oma esimest kehalise kasvatuse õpetajat Erledikrit, tervitusi talle. Väga tore, ma mõtlesin, et nägid esimest pruuti siin. Või siis Abolinside ema. Jah, okei, nii, lõpetame selle, vaatame nii. 18-13, seis on ilus. Mees Osolniki poolt teine timeout, Järvamaal see game kasutamata. Ja mehed tagasi väljakul. Nii, teine game, igatahes oleme praegu väga heas positsioonis, juhtumas 5 punktiga. Ja kui selle game'i ära võtame, siis vähemalt tabelis on 1 punkt olemas. Ja saaksime öelda, et 4 mängu järjest oleme punkte teinud, aga loodetavasti see ei piirdu punkti ega 2-ga, ikka 3-ga. Ja Osolnikil on ka teine vahetus. Võitjatele võit. Ei, ikka vormistuvad ilusti korrektselt ära. Number 5. Abolins tagasi platsil. Ja Keiro Avantsi jätkab servijoone taga. Paneeri palling. Abolins tõste. Abolins ründab ja mõttus üksinda. Taas blokk ees ja no võib olla mehel päris frustreeriv, et tee mis tahad, aga sa oled diagonaalmängija ja sul on 2 punkti seni kontos. Vend Aivis ei suutnud ühtegi punkti tuua. 19-13 pluss 6. Keiro Avantsi. Väga hea serv, kuid vastasel ka väga hästi käes ja uuesti nurka. Abolins ja suudab lõpuks ka Osolnikile punkti tuua. 14-19. Seda on hea vaadata, et blokis olijad Mõtus, Priimägi. Ja 11 bloki punkti on juba kirjas ja Priimäe on juba 5 punkti toodud ja Martin Ruul on 3 punkti peal. See oli valesti ja järgmine kord loodet suudavad korrigeerida. Virko Vantsi just, vabandust, Kristjan Õuekald oli serv käes, kuid Virko ei suutnud realiseerida hetkel. Meie Tõnis siin üritas rünnata meie võimalus. Tuleb uus võimalus Osolnikile, taas meie Tõnis. Lengert, Virko toimetas palli, pikk pallivahetus ja väga hästi vastaste sidemängija praegult. Number 9 Janssons. Kasutas segaduse väljakul ära, kui mehed ei olnud oma... Janssons sai oma esimese punkti kirja. Õigetel kohtadel ja nägi väga hästi väljakut. 15 punkt, 15-19. Oleks vaja nüüd jälle hädasti kohe Osolnik joog maha võtta. Ja. Äspall. Nii. Küll näitas joonekohtunik, et oli pall audis, aga peakohtunik otsustas, et on sees. Ja Villi Vantsi. 16-19 ja 6-punktine vahe on kahanenud 3 punktile ja Villi Vantsi võtab siin ka lühikese time-audi. No tõesti, olukord on läinud pingeliseks. Proovime Osolniki maha nüüd pidurdada, ise punkti saada ja on asjad korras jälle. Ja teadmiseks siis, et ega Vilmanist pole sugugi nii vana mees, et ka meie platsi poole peal on Ilmar Mõtus, 37 aastat vana.
Aga ütleksid, mida aastad edasi seda paremaks mängumeheks muutub? Jah, selles mõttes nõustun suga praegult, et tõesti meie siis ütleme raudvarad on olnud siis see hooaeg võib-olla natukene aeglase käivitumisega, aga hooaja teine pool on oma hoo leidnud ja seda näitab ka meeskonna tulemus. Abolins. Roomet Priimägi ise vastuvõtul. Just Ilmar Mõõtus toimetab palli üle. Ja Meedenis. Ja kahene blokk ees ja tuleb blokipunkt. Seda oli vaja praegu 20-16, et vastasel üle oleks juba 2-punktiseks vahe kahanenud, aga nii. Oleme taastanud 4-punktise edu ja seis on 20-16. Roometist on natuke, tundub blokis maanduses haiget saanud, lonkab, aga loodame, et on kerge puukas ja läheb üle kohe. Virkolt. Pukitis. Tõste. Ja ikka Meedenis. Ja eksib vanameister, 31-aastane, ikkagi 40 käimas. Täna ülejäänud mängeid vaadata, siis täna võiks öelda, et 31-aastane mängumees on justkui juunior väljakul. Tõesti, jah. Et on täna palju kogenuid mängumehi, palju näinud, palju teinud ja teevad ka edasi. Virko Vantsi jätkub. Väga hea serv ja saaks 22-16. Ja oleme taastanud juba 6-punktilise eduseisu, et oli siin korraks ka geimi keskel nii suur edu. Ja Virko Vantsi servimas ja vaata jah mängijate vanasid, siis Armand Sabolins ongi noorime lätlaste poole pealt 23. Ja taas väga hea serv Virkolt. Meedenis. Kahene blokk. Ja kus liberoid ja superepärane kaitsetöö. Meie võimalus rünnata. Keiro Vantsi tõstab. Priimägi. Ja lööb ära. Ja enam ei jaksa. Augustan saab küll käed alla, kuid sellest ei piisa ja 23-16, 7 punkti edu. No Osolniki mehed on siin täiesti nõutud. Tee või tina, aga Järvamaale vastu ei saa ja 12 blokipunkti. See on päris hämmastav. Ja lätlaste poole pealt kõigest 3 blokipunkti. Virko Vantsi. Taas väga hea serv. Taas Meedenis. Kahene blokk. Ja taas out. Nii, ja ikkagi näitab, et oli bloki ladast, et saame ka kordusest vaadata, kuidas siis oli, et Kristjan rahustab kohe mehed maha seal. Tundub jälle, et natukene ei nõustuta, aga selles mõttes väga õige tegu Kristjani poole pealt. Ega see vaidlus punkti tagasi enam ei too, kohtuniku otsust ei muuda. Nii, ja platsile tuli siis Sadovskis, 22-aastane mängumees, planeeri palling. Virko Vantsi raskustes vastuvõtuga. Ilmar. Suudab palli üle toimetada. Ja teist korda vastaste sidemängija täna. Teeb seda Ane ja läheb ka teist korda läbi. 18-23. Jansons. Nii, ja siis noor mängumees Sadovskis jätkab servimist. Alo Lengert, tõste Õuekallas. Nüüd on hästi kaitses küll, aga ei suutnud enam mehed Osolnikis seda päästa. Meie õnneks 24. punkt Järvamaale. Oleme liikumas teise geimivõidu poole. Tõesti, ja vaatad siin Osolniki meeste nägusid, et nii Meedenis kui Pukitis kõik vaatavad üksteisele otsa, et mis toimub. Ei suudeta kuidagi neid palle enam üles tuua. 24-18 geimpall. Tõste Meedenis, kahene blokk ees. Pall üleval, taas Meedenis. Roometil suurepärane kaitse, jälle Roometilt hea kaitse. Oi, Ruul natuke kiirustas nüüd. Suurepärast kaitsetööd näitas ära võistkond, kuid punkt ikka Osolnikile, et jah, Martin Ruul siin ei oleks võib-olla nii kiiresti seda punkti noppi minema, et üritas anitada sealt võrgu pealt, aga Meedenise käed olid all. Ja, kuid samas ka tegu temporündajaga ja ei tundnud ennast nii kindel tõstel, et tahtis ära lahendada, kuid kahjuks seekord mitte ei õnnestunud. Ja Kristjan Õuekallas ja teine game on lõppenud seisul 25-19 ja juhtimas on Järvan võistkond 2-0. Nii, läheme nüüd vaatama siin reklaamteateid ja peagi oleme tagasi. Naabriproua käis uurimas, kuidas mina oma hoidiseid teen, et mul tuleb alati hästi välja. Mis nõu mina tal ikka anda oskan? Alati ühtmoodi tehtud. Olivia, puhtalt kodumaine rapsiõli.
kas sa paned kohe 2 korda päevas või? Ei, ma panen ikka mitu korda päevas. Premium 7. Tangid meil, toetad Eesti võrkpalli. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. ABC Rente. Eesti võrkpalli toetab zone.ee. Sparta teadlikule tegijale. Uus Škoda Superb ei ole facelift, see on uuesti sünd. Uus Škoda Superb kasvas kõiges, välja arvatud hinnas. Uus Škoda Superb on kohal hinnaga alates 17 990 eurot. Škoda, simply clever. Nüüd on pannipitsa aeg. Telli pitsa kodulehelt www.pizzakiosk.ee. Ja oleme tagasi E-Piima spordihallis. Mängu kommenteerimas Priit Värk, Veiko Tiemets ja uskuge või mitte. Tabelis 8. kohal oleva Osolneki vastu juhib Järvamaa võistkond geimiga 2-0. No punkt on tabelis olemas, aga ma siin juba Veikole ütlesin ka, et enam ei piisa sellest, et tuleb punkt tabelisse, on vaja võite on vaja ja no, loodame, et mehed suudavad seda. Tõesti on hea soos oldud siin 2016. aasta alguses. Nii, aga vaatame, et kohtunikud siin on palle kontrollimas, võtavad kõik pallid ära, mis mängus on. Sellist asja pole mina siin 1,5 hooaja jooksul varem näinud. Kuid jah, nagu sa ütlesid, 4. mäng järjest punktid käes, aga loodetavasti me täna ei piirdu ei 1 ei 2, et lähme ka 3. poole ja sellele aluse paneb Roomet Priimägi servides. Meedenis, serv hästi käes. Meedenis ründab. Roomet Priimäli, ilus kaitse. Õue Kallas. Liberalt head kaitsetöö. Meedenis. Taas plokk vahel. Kerovansi. Ja Ilmar Mõttus. Vanameister, 37 aastat rammu kätes ja toob punkti ära 1-0. Tosolniki jah, ei tea, kas siis treeneri korraldus, sidemehe enda looming või midagi, et ei mäleta enam Osolniki meeskonnast, millal sai keegi teine peale Meedenisse rünnata. Ainult ühte meest ühel meelt nüüd loodetakse, et see mees suudab päästa. Roometilt hea serv. Ja kaitse veel. Augustans ründas nii 5 pealt, 4 pealt. Virka Vantsi ja toob punkti ära 2-0. Suurepärane jällegi. Ja kiire vaade siis ka protokolli, siis Meedenis on 8 punkti peal ja rünnakuprotsent 40, aga tegelikkuses on Simoska ja Vilmanis on 9 punkti peal, et pole sugugi meeskonna kõige resultatiivsem. Ja Simoska puhul peab juhtima tähelepanu, 8% on rünnakuprotsent. Jah, et praegu Osolnikis siiamaani siis resultatiivsemad on mõlemad tempomängijad. Kuid nüüd Järvamaal ilusti kaitses pall käes, kuid plokk oli võrgus ja Osolnikile esimene punkt, 1-2. Nii ja meie poole pealt resultatiivsem, uskuge või mitte taas. Roomet Priimägi, tempomängija 9 punktiga, et sellist asja ei näe tihti, et aga
No, mängus... paistab, et on tänane selline mäng, et ka Osolniki poole pealt ju Simoska ja... Kuid mida teeb Kristjan Õuekallas? See on juba vastaste mängija number 10 küsis ka, et no mida ma tegema pean. Et jah, tore, kui niisugused asjad õnnestuvad ja tore, kui nüüd õnnestuvad Järvamaa poole pealt, et väga valusad ja löögid on niisugused. Ilmar Mõttus, vastastel ilusti käes, temporündaja ja number 7, kellest rääkisime just. Simoska, 10. punkt. Seis on 2-3 Osolniki poolt vaadates ja Meedenis läheb servima. Et see on jah huvitav, et kui reeglina on seal skoorikuningad diagonaalmängijad, siis täna 3 kõige resultatiivsemat mängijad 2 võistkonna peal on mõlemad meeskonna tempomängijad. Meedenis tõste Simoska ja ei eksi, Simoska on hoos. 3-3. Ja taas on tekkinud siis see väikene mõõn just servi vastuvõtul. Meedeniska, kes esimesed 2 servis tugevat hüpet servi on läinud planeeriva peale ja oleme hätta jäänud. Kristjan Õuekallas, aga nüüd 2. blokk ees ja pole vist lätlased ammu ühtki plokipunkti saanud, et kogu mängu jooksul neil siis 4. plokipunkt, meil on neid 12 ja jah, siin gameide vahel vaatasin ka protokolli, et tõesti peamine vahe tulebki siis plokipunktidest ja rünnakuprotsent on meil kuid nüüd, Kristjan 5 ja lätlaste 46, nii ja Kristjan Õuekallas. Parandas ise, võttis vastu ja sai ka rünnaku. 4-4. Kapten võttis hetkel siis raskel seisus vastutus enda peale ja sai edukalt hakkama. Nüüd mees ise servijoone taga. Neeri Paling. Meedenisel väga hästi käes. Ja nüüd? Ja Simoska lõpuks eksib üheses plokis oli siis Martin Ruul. Oma Ruuli poolt hästi mängitud. 5-4 ees. Ja järjekordne plokipunkt ka Järvamaale. Ja meie poolt siis kõige resultatiivsemalt on 3 mängijat 9 punkti peale. Õuekallas, Vantsi ja Priimägi. Ilusti käes ja nüüd uuesti Simoskale. 2 peale või 3 meetri peale lausa. Võimas tempomängija. Kõrgel hüppel, kõrgel löögil ja väga keeruline teda seal blokeerida. Simoska servimas, 3. game käimas, seis 5-5 ja eksib. Õnneb eksib. Ütleme nii, et on meil ka natukene õnne siin vahepeal, et tuleb meelde siin see Õuekallase punkt, mis tuli üle ja nüüd Simoska eksimus. Seda on ka vaja. 6-5. Ja Martin Ruul. Planeeri Palling, Medenis. Tõste. Õuekallas saab taha, Ruul veel päästab. Nii, Virko Vantsi toimetab palli üle, Pukitis. Tõste Jansson Silt, Abonis. Ruul kaitses. Saab Osolniki uue rünnaku ja Vilmanis. Vanameister Vilmanis. 6-6. Kuid jah, hea on näha seda võitlust mõlemilt poole pealt, et ei ole olemas võimatuid palle. On rasked. Reeglina need täna ka mõlemilt poolt üles toodu, et ilus lahing. Ja eksib. No nii, servi vigu on siis Osolnikil 7, meil on 5. Pole palju neid mänge, kus me teeme servi vigu vähem. Keero Vantsi juhtimas 1 punktiga Järvamaa võistkond. Meedeniselt vastuvõtul natuke hädas ja tuleb punkt Järvamaale. 8-6. Nii, ja vaatame nüüd taas kommertsteateid. Uus Škoda Fabia röövib kogu tähelepanu. Hind alates 9990 eurost. Škoda. Simply clever.
Oleme tagasi Piima spordihallis. Femme tantsutõrkud lõpetasid. Kommentaatori kabiinis kõlas tugev aplaus ja mehed on tagasi platsil. Järvama juhtimas 8-6. Servimas Keiro Vantsi. Vanust juba 22 aastat. Tõste Abolins. Kahene plokk ees, aga seda kord läheb kahjuks plokist auti ja punkt Osolnikile 7-8. Ja me siis aga servijoone taha. Ei olnud Virkol just kõige paremini käes. Ilmar Mõtus, Alo Lengert päästab selle. Uue võimaluse Virko Vantsi. Aga tuli üsna lähedale blokile ja oli raske sellest kohast lüüa, et võib-olla oleks pidanud natukene rohkem suunama, et läksin jõuga vajutama. Ja niisugune Roomet Priime tõste oli ees ja pigem niisugune abistav pall ja korralik plokk ees, et natuke rohkem joonistama sealt välja, aga mis on läinud praegu, see on nii. Suudab päästa Virko Vantsi siin, Osolniki rünnak. Keiro kaitses. Virko Vantsi tõstab. Ilmar Mõtus. Ja taas plokk ees. Ja nüüd Osolniki on läinud juhtima, et pole seda juba läinud tükk aega, kus Läti meeskond juhiks ja Villi Vantsi võtab selle peale lühikese time-out'i. Ja jälle 2-3 punkti järjest läinud ja Villil jäänud hetkel muud üle, kui aeg maha võtta. Asjad uuesti paika panna ja siiamaani kõik need time-out ikka on edukad olnud, et ma arvan õigel ajal võetud mõttepaus. Nii on. Ja nüüd vaadates ka kõrvalmänge siis teadmiseks, et hetkel on mängimas siis TTÜ ja Kuldiga, et Kuldiga on tabelis viimasel kohal 1 punktiga meist maas ja esimene game lõppes Kuldiga kaotuse 21-25 ja teise game'i võitsid 25-19 ja kolmas game on seal 7-8. Et ka kindlasti väga tuline lahing on seal ka käimas, et nii mõlemilt poolt väga vajalik, nii Kuldigale kui TTÜ-le mõlemile. Nii, Virko Vantsi ja võrdsustab seisu 9-9. Nii, vaadates protokolli, siis Virko Vantsil oli 11 punkt, tänane rünnakuprotsent on 50 olnud ja väga korraliku partii siiamaani teinud ja mina, kui ma nüüd ei eksi, siis ei taha ära ka sõnuda, siis siiamaani ka servijoone taga puhaste paberitega väga tugevat servi löönud. Ja üks servi äss ka. Õue Kallas, 3. plokk, suudab. Jaba! Tuli! Täiesti mõistmatus ja hoiavad mehed peas kinni, ei saa aru keegi, mis, kus, mida. Ja paistab jah, et meeskonnas siis Jansson, siin sidemängija, vabandab teiste ees, et kõik vaatasid üksteisele otsa. Oleks olnud see ju sidemängija töö tõsta üles. Ja täna tuleb taas kord kiita ikkagi Järvamaa plokki, mis üks asi on siin juba, ma arvan, 13-14 plokipunkti, teine on see, kui palju on kasulikkust suudetud teha. Nii, meie võimalus rünnata. Priimägi Vilmanisega. Osolnik saab võimalus rünnata. Ei tule rünnakut, nüüd peame saama. Priimägi. Keiro Vantsi tõstab. Õue Kallas, 2. plokk. Ei, libero toob ikka. Kuid ikka. Aga meie õnneks Augustans on täiesti liimist lahti. Noh, võib-olla ei olnud maailma parim tõste just, aga palju oleks tulnud üle toimetada siin ühe ploki vastu, aga ei lõid Rossi ja punkt meile. Oleme juhtimas 11-9. Taas pärast Villi Vantsi mõtte aja mahavõtmist 3 punkti järjest nüüd Järvamaale. Virko Vantsi. Väga hea serv taas. Meedenis ründamas. Õue Kallas ise ka natuke enda peale pahane, et ei suutnud käsi korrektselt alla panna ja Meedenis suutis seekord ära lahendada, tuua 10. punkti Osolniki meeskonnale ja toimub vahetus. Jah, tuleb platsile siis 22-aastane Andris Sadovskis. Vahetab välja Vilmantsi ja treeneri vahetus oli siis tingitud siis servi joone taha minemisest. Et loodab siis noored mängumehelt paremat servi. Planeeri palling Virko Vantsi raskustes vastuvõtuga. Ja Ilmar Mõtus ründab ja antenni. Kahjuks jääb antenni, jah. No Ilmar Mõtusel pole just täna olnud võib-olla elu parim mäng, et nii 7 punkti küll kontos, aga rünnakuprotsent on langenud 30% peale.
protsent on natuke väike, aga siiamaani on jah, ütleme, mees olnud siis õigel hetkel on need ära löönud, kui vaja on olnud. Ja nüüd väga ilus temporünnak Roomet Priimelt. 12-11, tagasi tuleb Vilmanis platsile. Hädasti oleks vaja nüüd kolmandas game'is ka väikene vahe sisse saada, et oleks see game'i lõpp natuke turvalisem ja saadakse see 3-0 võit tabelisse kirjutada. Roomet Priimägi. Meedeniselt serv käes ja ise ründamas. Kavantsi, Keiro Vantsi. Kristjan Õuekallas. Liberalt taas hea töö. Augustans tuleb, aga Martin Ruuli käed on need, mis toovad meile punkti ja seis on 13-11. Ole hea viske korra, tahaksime teada, mis see ploki arv võib siin mängu lõpuks, ma arvan 15 plokki, kuskil mälu järgi võib ju Värvamaal koos olla. Hetkel tuli siis protokolli järgi 14 plokk ja Osolnekil on neid 6. Et see on tõesti jälle, nagu me rõhutasimegi, et mis need võtmekohad võiks olla. Väikse vigade arv servijoone taga ja tõhus plokk siis. Kuid nüüd kahjuks ühe reegli vastu Priimägi eksis ja serv läks pikaks. Jah, et 6 serviga meie poolt, lätlastel on neid 7. Jansons 12-13 planeeri palling, Virko Vantsi, Keiro Vantsi tõste. Raske pall Õuekallasele, aga toob. Ei, oli küll audis, aga siit kommentaatori puldist esialgu tundus, et puutus plokki ära, aga kohtunikud seda meelt ei olnud. 13-13. Jansons jätkab servimist. Ja taas olime raskustes servi vastuvõtul. Nii, Kristjani serv käes. Keiro Vantsi, Kristjan Õuekallas ründab. Ja ei ole õnne, et ründab Trossi ja Trossist läheb napilt pall auti, et ja nüüd on omakorda Osolneki, jah. 2-3 punkti järjest ja Villi Vantsil ei jää muud aega üle, kui oma teine time-out ära kasutada. Jah, et vaadates veel korra protokolli, siis lätlaste rünnaku protsent on 43,2, siis meil on see 50%. Plokipunktid on 14-16 Järvamaale, serviässad on 1-1, servivead meil 5, vastastel 7. Ja vastuvõtt siis on väga võrdne, et meil 63,8, lätlastel 63,5%. Et jah, vastuvõtt on mõlemil väga korralik ja serv on ka näidanud, et üle liia pole riskeeritud. Et kui me ütlesin, et Järvamaal 5 viga 2,5 game'iga on täitsa tipp-top näitaja. Küll neid on kogunenud vahepeal siin 2 tükki järjest, mis ei ole hea, aga üldjoontes vigade arv ei ole ülemäära suur. Nii, eelmine kord Villi Vantsi aeg tõi edu, vaatame, kuidas läheb see kord. Ja Roome, vabandust, Martin Ruul. 14-14. Esimene tempo. Ja Karl Lilles. Ilmar Mõtuse asemel platsile ja servima. Sarnaselt esimesele game'ile. Peatreener Villi Vantsi kasutab siis Karl Lillest nüüd servijoone taga. Paistab, et Villi Vantsi andis ka mingid juhised kaasa Karl Lillesele või Karl sodistas siin Kristjan Õuekallasele, et kas siis Pukitise varjamine. Planeerinud servi tegema, siis lepiti kokku, kellele tuleb. Oli ilusti kohal, kuid kas me oleme vahepeal maha maganud? Jah, ma vaatasin ka, et Elks Niitis number 12 on platsile tulnud siin. Tuld täitsa uus mees läks lööma, ei saanudki aru, ja tegi seda resultatiivselt. Et Vilmanise asemel. Nii, Abonis. Punkt meile ja seis on taas tasa 15-15, no väga pingeline on see kolmas game. Aga jah, Emilis Elks Niitis on tulnud platsile siis Osolneki eest. 15-15. Hädasti oleks nüüd väike vahe vaja sisse saada, et muutuks asi natuke turvalisemaks ja poleks üle liia pingeline. Õuekallas Meedenisele, kuid väga hästi serv käes. Ja Elks Niitis ründab ebaõnnestunult, jah. 16. punkt, teine time-out Järvamaa eduseisul ja lähme lühikesele reklaamipausile. Sparta teadlikule tegijale. Nüüd
nüüd on pannipitsa aeg. Telli pitsa kodulehelt www.pizzakiosk.ee. Meil on emmega siin uhke pannkogivabrik. Meil on omad nipid. Emme teeb taigna, mina küpsetan. Need on maailma kõige nämmamad pannkogid. Olivia, puhtalt kodumaine rapsieli. Nii, oleme tagasi Järvamaa Osolniki matsil. Käimas on kolmas game, esimest 2 on võitnud Järvamaa ja juhtimas kolmandat game'is seisuga 16-15. Servimas Kristjan Õue-Kallas. Pukitis, tõste. Ja noor mängumees siin Elksteins, Eksiitinis ründab resultatiivselt, et blokist outi 16-16. See game läheb jah äärmiselt tasapingiselt, ei ole kumbki meeskond suutnud vahet sisse mängida. Kristjanil ilusti serv käes. Tõste Virko Vantsi, aga ei olnud just kõige parem tõste, aga suutis korralikult mängida punktiks 17-16. Venna Keiro väikese ebatäpsuse ära korrigeerida ja punktiks vormistada. 17 punkti Järvamaale. Ja Virko Vantsi 12 punkti tõusis sellega nüüd meeskonna resultatiivsemaks, et Õue-Kallas on 11 punkti peal. Martin Ruul, 7 punkti seni tema kontos. Meedani sellel super hästi käes ja tempo. Vilmanis, jah. Paistab, et siin toimunud, jah. Vilmanis on tagasi platsile tulnud. Nüüd ma korraks vastuse võlgu, et kelle asemel see vahetus toimus, et Elkstenis on endiselt, Eksniitis on endiselt platsil, jah. Augustansi asemel, number 10, vahetus välja siis. Ja Ilmar Mõtus. Nagu me rääkisime, õnneks on kogenud meestel see suur pluss, et kuigi rünnakuprotsent pole kõige suurem, siis otsustavatel hetkedel näitavad mehed, miks nad on väljakul. Keiro Vantsi. Nüüd on tugev blokiliin Järvamaal ees, loodame siit mõnda lisapunkti. Meedanis natuke raskustes. Ja Toonis ründas. Natuke ebakõla siin. Oleks võinud paremini veits saada. Taas blokk ees, kuid suurepärane töö jälle liberalt. Abolint saab taas rünnata, Anitas seda korda. Nüüd on meie võimalus. Ilmari raske pall. Ja eksib, läks natuke kiireks ja jooksis kokku siia, aga kahju, oli tehtud väga hea kaitsetöö eeltöö ära, et oleks see punkt võinud tulla ja 19-17, kuid oleme reaalsuses ja 18-18. 18, Abolins ründamas, servimas. Väga tugev hüppelt serv, kuid Virko oli ilusti käes ja ise läheb ka ründama. Virko ründab ja lööb maha. 19-18. No on väga pingeline. Ei tohi lasta seda kolmandat game'i käest ära. Ja tundub siin Meedanis pikalt, hoiab käsi koos, et tundub, et vist 2 käe vahelt lõi, et ei ole enda tegevusega rahul hetkel mees. Virko Vantsi servijoone taga, 19-18. Tugev serv, riiab trossi, saavad korralikult kätte lätlased. Ja milline kaitse jälle vastast, kuid näitab 4 puudet. Peakohtunik Margus Pärsik. Et ikkagi oli tross, mitte blokipunkt. Ja 20-18, väga oluline. Kuid jälle vastaste libero, pall küll seal, aga jätkub mees tõesti igale poole. Läheme siit time-outile, Osolniki kasutab oma esimese kolmandas game'is. Munti Saatars võttis kohe selle peale time-out'i ja ega olukord on keeruline Osolniki vaatevinklist, et 0-2 game'ide taga ja 2-punktiline kaotus seis ka kolmandas game'is 20-18. No on pingeline, on neid 3 punkti oleks tabelisse hädasti vaja. Teadmiseks siis, et vaadates tabelisse on meie ees on Taugapil 17 punktiga, et küll 6 punkti kaugusel, aga see 3 punkti
teeks seda seisu oluliselt paremaks ja Osolniki meeskond on selles mõttes seda tasub karta, ta on tugev meeskond hetkel 8. kohal ja on väga palju hooajal näidanud, et 0-2 seis pole ka nende jaoks midagi, et kindlasti on hädavajalik see 3. game endale võtta ja sellega see võit kirjutada, et kui lasta nüüd mängima ja game ära, siis vanad rebased on siin kõigeks võimelised. Nii, Vilmanis ründas plokki, kuid kahjuks läheb plokist auti seda korda. 19-20. Nii. Ja Vilmani siis servijoone taga. Simoska siin käis vabandamas kohtuniku juures. Kiirustas liigselt väljakule. Virkol serv käes. Ilmar Mõttus. Ja nüüd toob punkti ära, seda oli vaja. Seda oli väga vaja. 21-19. No on pingeline see game. Ja Ilmar on siis, et teeb oma eksimused game algul ära ja kui oleme 20 punkti juures, siis nüüd 2 väga tähtsat rünnakut 2-2. Loodame, et jätkab game'i lõpuni niimoodi. Roomet Priimägi, servijoone taga. Arvan, et läheb otsib vastaste liberot. Kuid ei, number 5. Ilus blokk ees. Ei tule seda korda siis Janssonsi ja Simoska koostööst midagi välja ja 22-19. Ja just Simoska, kes on täna väga resultatiivselt ja väga hästi tegutsenud. Just jälle tähtsal hetkel on mees suudetud kinni pidurdada ja Osolniki peatreener kasutab ka kohe teise timeout'i nüüd. Ja -3 punkti Osolnikile. Lühikese aja jooksul ära. Protokolli vaadates siis Osolniki poolt Simoska ja Vilmanis. Simoska 13 punkti, Vilmanis on 14 punkti kirjas. Endiselt mõlemad temporündajad ja meeskonna resultatiivsemad. Ja meie poolt siis on Virko Vantsi 13, Õue Kallas 11, Roomet Priimägi 10 punkti. Priimägi on tegemas tõesti suurepärast mängu, et 5 plokipunkti ka kirjasta. Ja rünnaku protsent? On 62,5, et isegi ei ole hämmastavalt kõrge, 8-5 on. Aga igati korralik. Ja Keiro Vantsi on 3 punkti peal ja rünnaku protsent eksimatu, 100. Nii, aga oleme tagasi mõlemal meeskonnal. Platsile. Timeoutid kasutatud. Nüüd on kõik meeste kätest, treenerid enam sekkuda ei saa, kui siis ainult vahetustega. Roomet Priimägi. Pall mängus, ilusti käes vastastel ja Meedenis. Ründab. Õue Kallas, suurepärane kaitsetöö. Natuke liiga peal. Tõste ebaõnnestus, aga saame uue võimaluse kohe. Ja Ilmar, ole nüüd tubli. Ai, no mis nüüd siis? Ja taas juhtus see halb asi, et mitte ei olnud vastaste plokk ülivõimas või muud välised jõud, enda löök läks keset võrku. 20-22, väga tähtis hetk. Janssons, Alo Lenget raskustes. Ja Ilmar Mõttus nüüd suutis oma vea parandada. Oli kahene plokk ees, aga plokist maha ja on ka õnnejumal tema poolt, ütleme nii, et ja väga raske olukord ja Alo Lengerti vastuvõtt läks väga võrgu peale, Keiro Vantsil ei olnud muud kui rusikuga pall õhku lüüa ja nii palju õnnelikult, et Ilmar suutis selle. +3 Järvamaale, Pukitis. Väga hea vastuvõtt. Ja Kristjan Õue Kallas üksi päin. Meedenis ründab ja ka ise pole kuidagi rahul oma esitlusega ja 24-20. Aeg on vist püsti tõusta, Priit? Jaa, aeg on püsti tõusta. Esimene matšpall. Ilmar Mõttus, 37 aastat vanust. Pukitis. Väga hästi käes. Ja tempo lööb auti. Tundus siit. Nii, ja näitab ka kohtunik. Ja tuleb punkt meile. 25-20. Lähen võtan kohe ka Villi Vantsit kommentaari. Suurepärane tulemus Järva võrkpalliklubilt. 4. mäng järjest punktid ja mis kõige tähtsam, mitte lihtsalt punktid. Võtke 3-0 võit. Hetkel tabelis 8. kohal oleva Osolniki meeskonna vastu. Püsige lainel. Priit Värk tõttab meeskonna peatreenerite juurde, et võtta kiirelt mängujärgsed intervjuud. Seniks siis, kui Priit läheb, siis minu poolt suur tänu kõigile vaatamast ja kohtume juba vähem kui 24 tunni pärast ehk homme siit samas Paide E-Beam spordihallist kell 4 ja siis on vastaseks Jelgava Biolars meeskond taas Lätist. Tänud veel kord ja annan sõnajärje üle Priidule. Ära on võistkond, 3-0 võit kodus. Villi Vantsi, kuidas esimesed emotsioonid on, esimesed kommentaarid? Täna oli hästi rahulik mäng, et selliseid paanilisi momente praktiliselt polnudki, et pigem oli vastane kogu aeg surve all ja läks nagu lihtsamalt, kui võis eeldada. Nii et mõnus.
Vaadates üldse 2016. aasta algust, et eelmisel nädalavahetusel 4 punkti ja nüüd täna esimesest mängust ka kohe 3 punkti tabelisse juurde, et mis on toimunud, et meeskonnad mäng on kardinaalselt paremaks muutunud võrreldes 2015. aasta siin lõpuga just? No mehed on terved olnud ja oleme saanud normaalselt treenida. Eks me tegelikult ju lootsime, et me selles seltskonnas suudame juba hooaja alguses nagu mängida, aga paraku jah, ei õnnestunud, et ma usun, et saavutasime oma sellise taseme ja Olsenik on kindlasti selline võistkond, kes seal nagu tahab 8 hulka pääseda, et endal hea meel, et vaadates tabeliseisu, et siis hetkel oleme eelviimasel kohal, aga nokk on kindlasti peal, et ja praegu oleme korralikult punkte noppinud. Kas play-off 8. koht oli enne tänast mängu 11 punkti kaugusel? Kuidas hindad, kas meeskonnal on veel võimalusi tulla play-offi? No paraku mitte, et me kaotasime need punktid juba ikka eelmisel aastal ära. Aga vähemalt on hea meel, et me oleme nüüd endale tõestanud, et me tegelikult oleme selles seltskonnas ja et see hooaja algus niimoodi läks, seal oli mitmed erinevad põhjused. Tähtis on, et selle taseme nagu kätte saime ja usun, et võib-olla saame veel mõned olulised võidud, et vähemalt pealtvaatajatele endale nagu hea meel. Väga suur tänu ja kohtumiseni homme. Ja tänaseks lõpetame E-Piima spordihallist ja taas homme pühapäeval kell 4 siin samas mängimas Järvamaa võrkpalliklubi. Kohtumiseni!